Täna räägime ideaalkliendi mõistmisest. Miks on see toimiva turundusstrateegia puhul tähtis alustala, miks LinkedInis on hetkel suurem tähelepanu kui Facebookis ja mida arvata TikTokis turundamisest. Mina olen Taavi Alt, Muliveri tegevjuht. Alustame tänase digiturunduse mõttekoda podcastiga. Ideaalkliendi mõistmine. Tihti räägitakse sellest, aga vähe saadakse sellest aru. Miks on üldse vaja oma ideaalklienti mõista enne, kui turundusstrateegiat looma hakatakse? Väga lihtsal põhjusel. Vastasel juhul on terve sinu turundusstrateegia lihtsalt tuksis. Yeah, listen. We f***ed up. Sa ei saa teha turundust, kui sa ei tunne oma klienti. Nüüd, oma ideaalkliendi mõistmine algab rohujuure tasandilt. See ei alga sellest, et müügiinimene ütles, et tema teab, mida klient tahab ja selle järgi nüüd hakatakse turundust tegema. Sa ei saa aga teha seda nii, et sa teed lihtsalt kõhutunde järgi. Et sul on tunne on selline, et turg liigub sinna suunas, trendid on sellised ja nüüd me teeme oma turundust vastavalt sellele. Ei saa nii teha. Samas ei saa teha seda ka nii, et me teeme küsimustiku alusel, et 10 palli süsteemis on inimesed vastanud ühele küsimusele ja selle põhjal me nüüd hakkame oma turundusstrateegiat looma. Ei saa. Daddy, chill. Selle järgi ei ole võimalik teha, sest et ideaalkliendi mõistmine algab sellest, et me istume temaga maha. Me vaatame talle silma, me proovime temast aru saada, me näitame, et me oleme empaatilised, me proovime panna ennast tema kingadesse, aru saada tema vajadustest, tema mõtetest, tema inspiratsioonidest ja vastavalt sellele siis tunda, mida tema tunneb ja panna ennast tema positsiooni, sest ainult siis saame me turunduslikult kuvada talle seda kuvandit, mis teda reaalselt ka kõnetaks. Ja seetõttu ongi meil vaja mõista temaga koos maha istudes seda probleemi, mida ta lahendada püüab. Samas on meil vaja mõista, millised hirmud ning motivatsioonid teda valdavad, kui ta seda ostuotsust teeb ja selle probleemi juures parasjagu on. Proovi mõista, mis paneb teda üldse tegutsema, miks ta peaks täna üldse sinu käest ostma. Samas mõista ka seda, kuidas ta infot digikanalites tarbib, milline sisu talle meeldib, millised erinevaid meediume ta kasutab, millised on tema suhted siis lähedastega, kelle kaudu nemad ka informatsiooni saavad. Mis on nende lähedaste puhul sellised aspektid, kas nad on varasemad kliendid olnud teie puhul, kas nad on lihtsalt teist teadlikud ja soovitavad nüüd sellele inimesele teie tooteid ja teenuseid või mis on seal need osapooled, kellega ta kokku puutub. Teil on vaja sellest aru saada selleks, et teha väga konkreetne ja vettpidav turundusstrateegia. Samamoodi ka proovi mõista seda, millistele küsimustele ta vastuseid otsib. Kas ta küsis kelleltki teiselt ostuotsuse tegemisel nõu, kas keegi oli selles protsessis sees sel hetkel, kui ta seda otsust vastu võttis, kas keegi mõjutas teda mingit moodi, kas keegi ütles, et ei, me ei tee seda või ütles, et jah, nüüd teeme selle asja ära. Kui jah, siis kes see oli, kui ei, siis miks ta sai selle negatiivse vastuse ja nii edasi. Ehk siis kui me mõistame tervet seda kompotti, mis meie klienti ümbritseb nii selle ostuteekonna ajal kui ka sellele eelnevale ja järgnevale ajale, siis on meil oluliselt lihtsam turundusstrateegiat luua ja vastavalt sellele kogu kommunikatsiooni kokku panna. Nüüd teadmata, kuidas teie klient seda probleemi, millele ta lahendust otsib teie kaudu, siis näeb, mis ajendab teda sellele probleemile lahendust otsima ning kuidas ta lahenduseni jõuab, teete te turundusstrateegias lihtsalt suure vea. Te ei keskendu sellele, mis on oluline, te keskendute valedele asjadele, te keskendute eeldustele, te eeldate, et klient tahab seda ja toda, aga tegelikult ei taha. Nii et minu soovitus on see, et keskenduge sellele reaalsele probleemi lahendamisele, mõistke oma klienti, istuge maha, võtke see aeg ja rääkige temaga, kui vaja, minge tema juurde koju, rääkige kodus nendest asjadest, näidake, kas nad näitavad teile, kuidas ta teie toodet või teenust kasutab, siis te saate ka aru, et võib-olla inimesed kasutavad hoopis teisel moel teie toodet või teenust. Et see on väga tähtis selleks, et te saaksite turundusstrateegia paika ja samamoodi aitab see siis lahti mõtestada seda ideaalklienti ja aru saada, et mis teda tegutsema suunab ja kuidas ta üldse seda toodet kasutab. Nii et ideaalkliendile rõhuv turundusstrateegia on pikaajalise toimega ning selle tulemuslikkus on lihtsalt jätkusuutlikum. Inimesed hakkavad teist endist ka rohkem rääkima, kui te pakute turundusega neile juba
ütleme, kui te soojendate inimesed turundusega juba üles ja kui ta teie toodet või teenust kasutab ja on väga rahul ja järelteenindusega ka rahul, siis mida muud neil rohkem nagu teha on, kui teid soovitada edasi ja seekaudu teie klientuur ka jällegi kasvab. Nii et mõelge selle peale ja proovige siis saada oma ideaalkliendiga laua taha ja arutada temaga sel teemal. Miks LinkedInis on hetkel suurem tähelepanu kui Facebookis? LinkedIn aitab sul potentsiaalsete B2B klientide info välja jõuda. Ehk siis oletame, et sul on läbi viidud korralik klientide selline segmenteerimine ja sa tead täpselt, keda B2B sektoris sa endale klientideks soovid. Ütleme, et neid on näiteks 40 tükki ja 40 erinevat ettevõtet, kellega sa soovid koostööd teha ja sa alustad ühega neist. Esiteks, sa proovid nende töötajate info välja jõuda, ehk siis nende töötajate info välja, kes selles ettevõttes töötavad. Esimese punktina lisad nad kontaktiks. See juba tekitab teadlikkust. Teiseks, lisad nende postitusi meeldivaks, ehk see kaudu jällegi inimestel tuleb teavitus, et sina lisasid näiteks Marko postituse meeldivaks ja see kaudu tekib ka suurem teadlikkus sinu kui teenusepakkuja või tootepakkuja kohta. Kolmandaks, lood diskussiooni nende postituste all, ehk siis kasvab juba reaalne mindshare, tekib reaalne kontakt selle inimesega, te vahetate mõtteid ja see suhtlus muutub sügavamõtteliseks kui lihtsalt pealiskaudne kontaktikutse saatmine. Neljandaks, postitad enda profiilile, et nende uudisvoos esile tulla ja oma mõtteid presenteerida neile. Viiendaks, kirjutad neile DM-i ehk siis message'i LinkedInis ja arutled nendega, millised on nende praegused probleemid, mida nad praegu lahendada proovivad. Võib-olla räägite lihtsalt üleüldiselt, kuidas hetkel ärimaailmas asjad toimuvad, ehk siis proovite luua seda rapoori selle inimesega. Ja LinkedIn saadab selliste tegevuste kohta kasutajatele alati teavituse. Neil on see teavitus olemas selle kohta, et sa oled kuidagi moodi nendega interakteerunud. Ja see on see koht, kus täna B2B turunduses ja ühtlasi ka müügis kasutatakse seda üha enam selle kasulikkus võib viia selleni, et seda hakatakse üle kasutama ja seetõttu muutub see ühel hetkel väga selliseks agressiivseks meetodiks, kuidas inimestega suhelda. Aga täna, kui seda teha mõistlikus koguses ja väga konkreetsele sihtrühmale, kellega sa tahad ja kellega teil on võimalus koostööd teha, siis see lahendus toimib. Ja LinkedIn kasutatavuse või aktiivsus, ütleme siis nii, on oluliselt väiksem kui mujal. Täna ikkagi, kui sulle see notification tuleb ja sa näed seda oma telefonis või arvutis, siis sa klikid sellele, sa vaatad ja sa töötad selle materjali läbi. Kui me võrdleme näiteks Facebookiga, siis Facebookis on sul 100 erinevat teavitust. Keegi räägib seal sellest, kuidas ta käis restoranis söömas, näitab seda pilti, mõni räägib üldse oma lamemaa teooriatest ja kõikidest muudest sellistest aspektidest. Lõppkokkuvõttes me oleme lihtsalt selle Facebookiga nii ära harjunud, et seal on sellist mannavahtu ja muud sellist jama, mis ei kõneta enam inimesi rohkem, seal ei ole seda väärtust taga. Seetõttu me vaatame neid teavitusi ka sellise skeptisega, et me lihtsalt viskame mingid asjad lihtsalt eemale ja me ei tegele sellega. LinkedInis jällegi, kui see üks teavitus tuleb, siis me teeme selle lahti ja me vaatame, mis seal täpsemalt toimub. What the hell is this thing? Nii et selles suhtes on B2B müügi ja turunduse poole pealt tähelepanu rohkem just LinkedInis kui Facebookis ja see on üks aspekte, miks me näeme üha rohkem suuremat aktiviseerumist või aktiveerumist turul ehk LinkedIni kaudu proovitakse rohkem turundust ja müüki teha nii siis Eesti koduturul kui ka siis välismaale. Turundamine TikTokis, kuidas seda vaadelda, mis seisukoht TikToki turundusele võtta? Peame kõigepealt mõistma seda, et TikTok ei ole sotsiaalne platvorm, see on huvidele keskendunud platvorm, ehk siis uudisvoos ei näidata sotsiaalselt sulle seda materjali vastavalt sellele, mida siis sinu sõbrad sinna tekstina lisanud on või kuidas kellelgi läheb elus, vaid see on reaalselt sinu huvidele suunitletud uudisvoog. Ehk siis uudisvoos kuvatakse algoritmi järgi neid postitusi, millele sa oled like'i pannud selle sama temaatikaga. Ehk siis minu uudisvoog on totaalselt erinev sellest, mida teie oma uudisvoos näete. Ja kolmanda inimese puhul on see täiesti totaalselt erinev sellest, mida meie kahe peale kokku näeme.
nii et me peame mõistma seda, et TikTok võtab arvesse just seda nii-öelda huvi. Ehk selle järgi, mida sa oled ajalooliselt siis vaadanud ja millele sa oled omalt poolt ka reageerinud. Ja seetõttu on siis TikTok leidnud enda jaoks selle niši, nad on seetõttu olnud üks kiiremini kasvav sotsiaalmeedia võrgustik üldse maailmas ja sellele on juurde andnud hoogu see koroonapandeemia osa, aga sellegi poolest öeldakse, et on väga noortekeskne platvorm, mis on ka tõsi, üsna palju noori on seal, aga ikkagi on vanemaealist seltskonda, kes tulevad sinna, nad jäävadki sinna, et siin on üks hea nii-öelda näide on sellest, et miks see nii kleepuv ongi just see huvide pool, et inimesed näevad seda materjali, mida nad soovivad näha, millele nad varasemalt on positiivselt juba vastanud, reageerinud siis nii-öelda selle like'i või jagamisega. Ja seetõttu on TikTok sotsiaalmeedia võrgustikuna kleepuvam kui mõni teine platvorm. Aga hea statistika selle kohta on see, et USA's moodustab 47% TikToki kasutajatest 10–29 aastased ja demograafilise sihtrühma puhul siis suurim selline kasvutegur on just pluss 30 vanuses inimeste seas. Ehk siis seal nähakse seda suuremat kasvu edaspidi ka. Ja see on igakuiselt nüüd selline jätkuv trend olnud ja kui te toote selle nüüd üle nii-öelda Eesti konteksti, siis mina isiklikult olen seda sama aspekti näinud, ehk siis üha vanem seltskond hakkab seda TikToki kasutama ja see avab meile kui siis B2B või B2C turundajatena ka suurema võimaluse näidata ja kuvada oma ekspertiisi seal TikTokis. Et mõned ettevõtted seda juba täna teevad, väga edukalt on teinud nii kodu kui ka välisturul, aga me näeme üha enam seda, et see TikToki kasutatavus läheb kõrgemaks, läheb suuremaks ja ettevõtted, kes suudavad ennast positsioneerida sinna TikToki ja luua seda sisu, mis inimestele huvi tekitaks, mis inimesi likeima paneb. Can you believe it? I got 100 likes! Ja mis tekitab seda efekti, et teie ettevõttel tuleks ka hiljem selle inimese uudisvoogu ja selles uudisvoogus esile, et siis need ettevõtted tegelikult ka täna on väga hea sellise beti teinud ja selle kaudu on oodata, et neil võib nagu väga hästi minema hakata. Sest TikTokis, olgem ausad, on võrdlemisi raske luua sellist sisu, mis inimestele korda läheb ja kui sa oled suutnud selle efekti ära tabada, siis see on paljude ettevõtete või brändide jaoks selline suur konkurentsieelis, moat, ütleme nii, et kui sa tabad selle efekti ära, siis järgnevate aastate jooksul, kui TikTok jääb nii-öelda kleepuvaks sotsiaalmeedia võrgustikuks, inimesed kasutavad seda tulevikus üha rohkem, siis on see väga suur selline konkurentsieelis nendele ettevõtetel, kes selle täna nagu enda jaoks korda saavad ja enda jaoks toimima panevad. Aga võtame tänase podcasti kokku. Esiteks, mõista oma ideaalklienti. Kui hakkad turundusstrateegiat looma, siis istu oma ideaalkliendiga maha, vaata talle silma, küsi temalt küsimusi, proovi empaatiliselt läheneda talle, proovi mõista tema praegust situatsiooni ja seda, kuhu ta välja jõuda soovib. Päriselt ka, kasuta oma empaatiavõimet. Ainult siis saad sa luua turundusstrateegia, mis võtab sinu kliendi vajadusi, motivatsioone, hirme, valusid arvesse ja vastavalt sellele lood sa temaga selle positiivse rapoori, selle väga personaalse suhtluse ja sideme, mis aitab sul siis edaspidi oma ettevõtet kasvatada. Teiseks, LinkedIn aitab sul täna oma ideaalkliendini väga lihtsasti jõuda, tema info välja jõuda. Kas või lihtsa kontaktikutse saatmine on väga suur selline kasutegur täna LinkedInis. Küll aga mõtle alati samm ette, proovi olla sammuke ees, sest et mida rohkem LinkedIni poole pealt kasutama hakatakse, seda rohkem neid lihtsamaid vilju või madalamal rippuvaid vilju ära nopitakse ja seetõttu ei pruugi sina kui samasuguse tegevuse teostaja sealt sellist kasutegurit enam leida kui varasemalt. Nii et proovi alati teistes sammuke ees olla ja mõtle sellele, mida inimesed tahavad, kuidas inimesed tahavad sinuga suhelda LinkedInis. Kolmandaks, TikTok ei ole sotsiaalsele aspektile üles ehitatud platvorm, vaid inimeste huvidele. Ehk TikTokis turundamiseks on vaja selgelt mõista selle kanali eripära ning luua seda sisu, mis sealset sihtrühma kõnetaks ja teda reageerima sunniks. See on tänaseks kõik turundajad. Loodan, et oli sellest podcastist täna teile mingit kasu.
Kui teil tekkis mingeid mõtteid, siis jagage neid kommentaariumis või võtke minuga otseühendust LinkedInis. Igatahes järgmine kord arutame jälle digiturunduse hingeelu. Seniks aga võtke neid mõtteid kuulda, proovige, katsetage ja andke julgelt märku, kui te midagi huvitavat leiate. Minu poolt kõik, aitäh teile, järgmise korrani. Tšau! Full of know-how